Mina olen Joonas. Jou, mina olen Martin, a.k.a. peategelane. Ja meie tulime siia Tammsaare parki täna, et vaadata, kuidas valmib üks YouTube'i video peategelasel. Täpselt nii, vaatame, mis toimub. Aga räägi mulle, kuidas sa sisu üldse teed, mille järgi sa valid, mis päev sa lähed, millist pränki või Üldiselt ma valin täpselt selle järgi, tuju järgi ja sõprade tuju järgi, kuidas sõpradel tuju on siis. Et kui tuju on filmi minna, siis lähme, ja kui ei ole, siis ei ole. Enamasti sellised päiksepaistised ilmad, nagu täna on, siis on väga hea filmida, siuke mõnus. Kuidas sa turvade või karjute inimestega toime tuled? Neid kõike ette juhtunud ju. Tead, ma armastan, kui nad tulevad, siis on nagu põnevust ka. Et muidu on nagu liiga igav. Et kuidas ma nendega toime tulen, siis ma ei tea, lihtsalt olen tavaline inimene ja ütlen, et annan andeks turvadele siis. Ma ei tea midagi. Milline su sihtrühm on? Mis vanuses inimesi sa jahid üldse? No, ma ei jahi otseselt inimesi, aga ütleme niimoodi, et see on mõeldud pigem nagu, minu meelest see on mõeldud nagu kõigile Eesti inimestele, kellele meeldib siis komöödia. Et vahet ei ole, kui vanad on, aga minu sihtgrupp siis TikTokis, Instagramis hetkel on 25–34 aastat vana. Et see on minu keskmine vaataja hetkel. Kui palju inimesi teadis enne sinu maski mahavõtmist siis? Minimaalselt. Võib-olla nii palju, kui ma tean, 2 käe peal inimesed, et ma pigem hoidsin seda saladusi isegi sõprade eest, et ma ei rääkinud kellegile, et mina olen peategelane. Aga teeme niimoodi, et sina jagad mulle oma videoideed, mis sa täna teed ja kõigepealt katsetame sinuga ja siis ma proovin ise järgi, vaatame, kellel paremini läheb, peategelasel või minul. Ehk siis davai, proovid olla peategelane täna? Proovin olla peategelane. Davai, proovi. Nüüd su ees karju, et abistage appi palun. Appi! Palun abi! Appi! Ma tahaks üle tänava minna, aga ma ei näe midagi. Sa oled pime? Jaa. Päriselt? Jaa. Testi mind, et ma olen pime. Päriselt? Ma olen päriselt pime, jah. Oota. Päriselt oled küll? Jaa, sa võid testida. Jaa, kõik kiires. Väga hea. Punane tuli, jah. Ma kuulen see tikk-tikk. Kompliment, et tal on nii ilusad pikad juuksed. Sul on nii ilusad pikad juuksed. Mul ei ole pikad juuksed, mul on üks. Davai. Lihtsalt tundsin nagu oleks. Davai. Oota, kas ma võin katsuda või? On jälle üksid. Aga ütleme niimoodi, abi küsimine on nagu see, mis ikkagi inimesed nagu kutsub lähemale. Tegelikult, kui sa nagu abi küsid, siis mõni inimene ei tahagi aidata, aga kui sa nagu lähed mingi ülihea jutuga mingi inimese juurde, siis ta ikkagi... Sul peab kas hea jutt olema või jah, pead abi küsima. Aga kas switchime nüüd või? Ma arvan, switchime siis. Davai. Ehk siis maskeering olemas ja nüüd tuleb lihtsalt mitte pead ära lüüa ja peksa saada. Viska käppa neile, ütle, jõu, kuidas läheb? Ja anna käppa. Kuidas läheb? Mis su nimi on? Küsib abi. Kaarel. Küsi, kas ta saab üle tee vaja minna? Üle tee juhatada. Oleks väga üle tee vaja saada. Ütled, sa pime, sa ei näe midagi. Aitäh, ma ei näe mitte midagi. Ütled, su käed on nii mõnusad ja naiselikud. Su käed on muideks nii mõnusad ja naiselikud. Tõuksidega, ma teen trikki tõuksiga. Ja. Küsi, kas ta vippi oskab. Peata teda. Poiss, stopp. Kas sa vippi oskad? Jah. Näita mulle. Kas ma võin ka teha? Kas ta oskab ka? Oba, nüüd tee veel tükk. Põhimõtteliselt ütle, et sa teed backflipi ja kui ta annab sul tõuksi, siis sa lihtsalt sõida minema. Ja siis pärast ta tagasi. Kuule aga... Wow. Aga mis siis, kui ma ütlen sulle, et ma teen backflipi sellega? Flatis. Pane lihtsalt jooksu. Lehvita. Nad ei saanud aru, et sa ära lähed. Ütled, davai, ma lähen koju ja siis sõida minema. Davai, ma lähen koju, siis võin, jah? Ei.
ei vä? Selline aura farming tunne on küll peal, et ja ma räägin, see on peategelase tunne mees. Küsi, kas ta boksitrennis käib. käid boksitrennis või? Mis parim harjutus on? Küsi, kas sa sparrida tahad? Mis parim harjutus on? Harjutus, mis mõttes? Mis boksi harjutus on parim? Nagu mis löök? Kas sa sparrida tahad minuga? Aga sparrida tahad või? Sparri, räägi. Seal? Käid džimmis või? Mis su lemmik juuksevärv on naistel? Küsi, et kas sa tahad minuga sparrida siis teisipäeval või taha? Aga teisipäeval siis sparrime siinsamas 24/7. Teisipäeval kell 11 hommikul inimesed liiguvad. Ütled, sa oled väga tugev mees. Reporterid, mitte reporterid. Kõik meediamajad, kõik välja, kutsume välja. Ütled, et me võime kohe praegu ka sparrida. Võime kohe ka praegu teha, kui sellele vastu midagi ei ole. Ei, 3, 2, oot. Punane on. Miks sa niimoodi tegid? See punane on. Ja kui ma oleks jõudnud. Ei, aga punasega ei tohi üle minna, tead seda? Ja mis see kõik was rohelisem? Ma oleks jõudnud. Ei, see oli punane. Ei, see oli siis, kui sa käe ette panid, siis on. Ei, see oli täpselt siis, kui mina käe ette panin, siis ta just läks punaseks. Ma nägin. Ja ma olin sinu turvalisuse eest, et see ikkagi alla ei jääks. Ma vaatasin, see auto hakkas tulema sealt. See on nagu liikluskorraldaja. Ja, ma just palgati. Okei, nagu ainult siia. Ja siia. Vaata, ma ei saa mitte ühegi muu tööga hakkama, siis ma pean nagu liikluskorraldaja olema. Aga teil on vaja kindlustust ka sellele, et 1. juunist tuli teadus. Kindlustust Jaa. Boltile, kui see ei ole minu oma. See ei ole teie oma ju? Ei, Kelle oma see on siis? see on Bolti oma. Ma On lihtsalt võtan selle sinu Bolt peal. Aga kas siis teie ei pea kindlustust tegema või? Ma ei tea küll, keegi nagu, mul ei ole tundnud mingisugust teadet, et ma peaksin tegema sellele kindlustust, kui see on nagu Bolti oma. Okei. Aga kas teie ei ole Bolt siis? Ei, Ei ole? ma lihtsalt nagu rentisin selle Bolti, võtsin selle oma äpiga. Aga see piduri see maks tuli ka nüüd juurde, et seda peab vaatama. Ütle, et ei küsi, et sa tahaks tööle minna kiirabisse. Vabandust, tahaksin ka kiirabisse tööle minna. Kuidas mul võimalik oleks? Vaatan, et te olete väga kiired reageerida. Ma tahaksin ka olla, ma olen päris heade jalgadega. Saad aru? Selleks on Ütled, haridus. sul ratast ei ole vajagi. Mul ratast ei ole vist vaja selleks, aga kust ma saan alustada? Alustad kas Tervise Kõrgkoolist või Tartu Ülikoolist. Mis kutse on praegu? Väljakutse? Nüüd tõesta neile, et sa oled kiire, nii et kui roheliseks läheks, siis Aga jookse. ma näitan, et ma olen kiirem. Kui see roheliseks läheb, Siis sa ma hakkan jookse. jooksma. Ja nüüd jookse. Sa pead neist kiirem olema. Jookse, muidu ei saa tööle. Teaksite, kus ma saaksin jalga puhata? Kus te saaksite jalga puhata, kulla laps, aga siin saadi. Ma lõin ära tõukeratta vastu. Aga kas on tarvis, sul telefoni ei ole, helista ja kutsu omale see kiirabi. Sa oled näost väga valge, mis sul juhtus? Kutsu kiirabi. Aga Näita oma põlve. Sellest ei ole midagi. See on Küsi, natukene. kas sa saaks peale puhuda. Katki ei ole ju. Ei, aga natukene annab tunda. Kas sa saaksid peale puhuda? Nii, aga mis ma oleks võinud paremini teha sinu arvates? Võib-olla ongi harjutamise asi, et sa pead rohkem julgem olema ja rohkem lihtsalt müük algab 1.2, vaata, et siis ka lihtsalt täiega tuhhi peale, isegi kui nad ei tundu huvitatud, siis sa pead olema enesekindel. See kehakeelega suhtlus siis peab olema nagu domineeriv ka. No jah, sa ei tohi välja näidata, et sa kardad või sa tahad kohe ära minna sealt vestlust, et sa pead ise näitama, et sa oled nagu davai, et teeme selle asja ära, et räägime, jutustame. Üks hea point on see, mida mina õppisin, oli see, et ma loen oma peas 3 ja ma teen selle asja lihtsalt ära. Vaata, ma kardan seda nii väga, et näiteks keegi tuleb mulle vastu täna peal, siis ma tean, et ma pean temaga suhtlema minema ja siis ma kardan seda ja siis ma ütlen enda peas 1, 2, 3 läks ja siis ma lihtsalt teen seda. Ma ei mõtle selle peale, et kas ma lähen või ma ei lähe, kas ma julgen või ei julge. Aga kui see ideed on originaalsed või sa võtad ikkagi välismaa YouTuberitelt šnitti või midagi on ka kopi?
ma väga palju ei võta šnitte välismaa youtuberite või ma ei tea, tiktokerite pealt, et rohkem ma improviseerin, näen kedagi, kes tuleb sellise näoga tänaval vastu, siis ma teen midagi sellist, et improvisatsioon on suht on point. Aga tore on näha, et nendes videotes esinebki seda nagu hoolitsemist või nagu sellist nagu kogukonna tunne loomist, et tavaliselt kui on tehtud selliseid klippe, siis enamasti need lähevad ja muutuvad vägivaldseks, et kui me vaatame nagu noori ka, kes lähenevad teistele noortele, et tavaliselt mindakse rusikate või sõnavõitlusega peale. Selle vahe ongi see, et mina teen kõike nagu siis, mina teen legaalselt asju, ehk siis Eestis sa võid avalikus kohas filmida, aga sa ei või seda postitada ilma loa küsimata. Ja mida mina teen siis on see, et ma küsin inimestelt, tere, kas ma võin seda postitada. Ameerikas on see vastu, sa ei pea küsima inimestelt, kas ta võib, ta lihtsalt postitad selle, et Ameerikas ei ole see keelatud ja siis Ameerikas tekivadki siuksed konfliktid ja sa võid inimesi närvi ajada, sa võid inimesi nagu rage baitida, aga Eestis sa ei saa seda teha, kuna kui sa pärast lähed küsima, et ajad kellegi sitaks närvi, siis läheb pärast küsima, et joo, paneks üles selle video või? Siis ta ütleb ilmselgelt ei.